Vähehaaval hakkab tulevane salaõpilane end ise juhtima ning laseb end välistel jõududel ja asjaoludel nüüd märksa vähem mõjutada. Inimene taipab õige pea, kui suureks jõuallikaks need endasse süvenemise hetked talle on saanud. Asjad, mis teda enne pahandasid, ei ärrita teda enam. Hulk asju, mida ta enne kartis, ei hirmuta teda enam. Ta omandab sootuks uue elukäsitluse. Varem astus ta selle või teise tegevuse juurde, öeldes endale, ega mul vist jätku jõudu teha nii, nagu tahaksin. Nüüd ütleb ta, tahan võtta kokku kogu oma jõu, et täita oma ülesannet nii hästi, kui iganes suudad. Ja ta tõrjub eemale mõtted, mis võiksid teda kõhklema panna, sest ta teab, et kõhklus ei aita tal ülesannet täita. Nii tuleb salaõpilase elukäsitlusse üksteise järel mõtteid, mis teevad tema elu viljakamaks ja kasulikumaks. Nad astuvad takistavate ja nõrgendavate mõtete asemele. Salaõpilane hakkab oma laevukest, mis enne oli lainete vintsutada, elumerel kindlalt tüürima. Ja aitäh selle raamatu katkendi eest, et mul seostus seda lugedes pilt endast, kui ma ise alustasin. Mäletan, kuidas andsite lugeda blogi juttu. Ma vaatasin peale, et ma loen ruttu ära. Siis jalad niimoodi käisid laual, kohe niimoodi. Aga siit nagu tõmbas, et ma tahtsin teada. Füüsiline keha tahtis ammu juba joosta, et see oli nagu selline sisemine tung oli tugevam siiski, et ma pidin sellega taltsutama oma füüsilist ärajooksmistahet, et rahust kui sellisest ma pidasin ennast rahulikuks inimeseks. Ei olnud juttugi tegelikult, mida võib-olla enne seda ei olekski saanud kogeda, kui ma lugesin seda juttu. Et lugesin tunde, lõpuks jalad ka rahunesid, aga sellise pideva ärevuse enda sees, see on ikkagi aastatega treening olnud, et see ei ole selline kiire tulemus. Sa pead ennast, ma ei tahaks kasutada sõna sundima, siis see tundub nagu, et aga siiski, kuna hing tahtis teada, nüüd ma saan öelda, hing tahtis teada, siis ma pidin ikkagi füüsilist keha taltsutama. Ja ilma selleta ei saa. Sa lihtsalt ei jõua teada saada, kui sa juba loed lause ja juba kaod. No, et see, jah. See ongi kõige suurem väljakutse, et hing ja kehakeemia või temperament omavahel kooskõlla viia. Et ühel on ta liiga kiire, teisel on ta liiga unelev, ei jõua järgi kuskile. Et see on jah, selle vaimse teekonna selline praktika, kus tõepoolest keha ja hing ja vaim peavad koostööd tegema. Seda on lihtne sõnastusse niimoodi pidevalt lükkida, et see on nii ja see on nii. Aga kui me hakkame lähemalt vaatama, siis ei ole lihtne seda isegi tuvastada, kas mul parajasti kõik see koos töötab või siis kuidas mul on selle temperamendiga, sest ma olen terve elu sellega harjunud, et ma olen selline ja ainult väline saab siis ikkagi aidata seda taltsutada või kirjeldada, oleneb nüüd, kuidas inimene seda vastu võtab ise. Jah, et väliselt ma ju elasin oma elu edasi, käisin tööl edasi, aga sisemised muutused hakkasid pihta. Et protsess kui selline, et teie siis käel, et samas võib-olla mu pereliikmed kohe ega seda niimoodi väljaspoolt näha ei olnudki. Et vaatasid võib-olla, et olen rohkem arvutis, aga mis siis nagu tegelikult toimus, et seda tõesti teised niimoodi ei oska hinnata. Lihtsalt ise nüüd saan minagi hinnata, et kuidas see kõik algas. Selleks läks 10 aastat aega. Aga seda me räägime täna 10 aastat hiljem või natuke isegi üle 10 aasta. Aga loomulikult muutused olid näha ikkagi üsna pea
noh, mingisugustes mõtetes või sõnastuses või ka julguses rääkida sellest, mida sa oled avastanud enda jaoks. Nii et seda ei saa me küll väita jah, et nüüd läks 10 aastat enne kui üldse midagi hakkas tulema, et pigem on see, et tulemus, millega saab juba teisi hakata arvestatavalt juhtima, on siis tänasel päeval noh, teatud määral olemas. Nii et mul on väga hästi meeles küll see algne selline võitlus iseendaga sul ja alati ei jäänud see ise peale ka, ütleme oma hingega, aga noh, nii oli. Kas keegi oskab siia juurde tuua nüüd ühe sellise universaalse reegli, mis kehtib selle sama nähtuse kohta, et inimene hakkab endas nüüd seda kõrgemat inimest kasvatama ja arendama, et mis reegel meil koolis selle kohta kehtib? Et enne kui me hakkame teisi... Muutumises alustagem endast. Just, et tavaliselt inimesed, kelles on see tugev ind ja ka eesmärgi selline püüdlus aimatav alles, ütlevad, et ma tahan maailma muuta, eks ju, ma tahan midagi ära teha. Ja siis hakatakse otsima neid väljundeid, mis iseenesest võib ju ka olla, et ma lähen hakkan midagi uut tegema ja ma selle sees arenen. Leian teistsugused inimesed, teistsugused võimalused. Aga selle juures ei tohi unustada, et mitte teisi ei lähe me muutma, vaid me alustame endast seda muutmist. Ja kui me ise endas muutusi esile toome, ise hakkame teistmoodi mõtlema, siis ka väline ei saa enam samamoodi meiega suhelda või meilt samasuguseid käitumismustreid oodata, sest see ei toimi enam. Ja just sellega me saame muuta. Ja alati ei meeldi see välisele, et ollakse harjunud meie selle eelmise minaga, alati ette aimatav, et alati kellegi poolt võib-olla ka vormitav, et tee nii, nagu ma ütlen. Nüüd tuli midagi muud ja siis on konflikt platsis. Aga see on iga muutusega seotud. Nii, kas keegi nüüd, aitäh sulle, kas keegi tahab veel rääkida selle teema kohta?